Elu24 on tulnud täna siia Pärnusse Comfeki õuele ja leidsime siit eest näitleja ja tuntud koomiku Seppo Seemanni. Mida te olete siin praegu tegemas? Meil on viimane läbimäng ja õhtul on kontrolletendus. Me teeme kogu pere etendust Minu pere ja muud loomad. Kuidas tuli teil idee selliseks lavastuseks? See idee on küpsinud ammu juba ja tegelikult, et see sel aastal niimoodi kokku jooksis, on võib-olla mõningate juhuste ja võib-olla saatuse küsimus. Tegelikult oli see 7-8 aastat tagasi, kui me Tiiduga käisime koos Korfu saarel, kus see tegevus aset leiab, seal Tarreli Minu pere ja muud loomad. Ja Jaanika Vaikjärv, kes toona otsis sinna teatritruppi, et lavastada, et Eesti pered tuleks ka sinna selle raamatu radadele. Aga siis tuli masu peale ja Eesti inimesed nii palju hakanud enam reisima ja meil jäi see idee jäi sinna natuke seisma riiulile. Ja sel aastal tundus, et mingid muid töid nagu ka väga eriti ei ole ja siis me ühendasime meeldiva kasulikuga, et me puhkame tööd tehes, kui nii võib öelda. Kuulsin, et te puudutate siin ka Eesti ja Kreeka vahelisi suhteid, aga kui palju on sellest Gerald Darrelli raamatust järgi jäänud? Oi, mitte midagi. Tegelikult on see uus lugu ja kuna aktuaalne on Eesti ja Kreeka omavaheline kokkupuutepunkt, ehk siis nii palju, kui meile tundub ka 1000 kilomeetri kauguselt see teema nii võõras või et kui saab niimoodi pillata, kui eestlased söövad peos suhu ja söövad Kaeraelbe putru ja siis seal käib üks pidev suvi aastaringselt ja nagu vastutustundetu elamine tundub meile vähemalt niimoodi, eks ole, kõikidele eestlastele ja eurooplastele, kes on tugevad töötegijad ja kui need kaks kultuuri omavahel kokku saavad, nii eestlane ja kreeklane, siis kes murdub kiiremini, kas eestlane läheb pigem kaasa sellise päikese ja manjana olekuga või vastupidi, aga ma arvan, et muutuvad kõik ja mõlemad. Aga nii palju on ühist, et tegelikult kuna selle Minu pere ja muud loomad, siis meil vähemalt see on ikkagi autentne, et laval on meie pered ja muud loomad ka. Et nii palju on siis ikkagi ühist ja loomulikult see Korfu saare atmosfäär või elumentaliteet, et selline suur segasumma suvila koos muusika ja lastega koos tegemisest, et see ei ole päris selline tavaline teater. Mida te ise arvate, kas Euroopa peaks aitama Kreekat praeguses olukorras? Mina arvan, et ma südamest loodan, et see viimane abipakett, mis oli, et äkki nad nüüd vähemalt, aga ma natukene kahtlen selles, et mina arvan, et minul enda isiklikult tundub, et see on kõige parem võrdlus on ikkagi mingisugune aerupaat, kus kõik peavad tõmbama ühtemoodi, ühe tugevuselt aerudega. Siis kui üks seal lötendab oma aeruga, siis pigem kas hüpaku üle ääre või tõstku aer püsti ja las teised siis veavad, aga ärgu töllerdagu selle. Aga kuna ta on kultuurihäll, mul on nii kahju mõelda, et tegelikult on see natuke nagu Põhja-Korea, et nad elavad oma mullis, sest koha peal inimesed ei tea, et nad midagi valesti on teinud. Nad ei ole mitte midagi oma arust valesti teinud. Lihtsalt meile, hard workeritele tundub, et nad on sellised manjana pidajad ja siesta pidajad ja manjana ellusuhtumisega. Aga mul on nii kahju, kui see peaks niimoodi minema, et aga ma loodan siiralt, et nad võtavad ühendust, aga millegi pärast ma ei usu seda. Millal võib seda lavastust näha Pärnus siin Comfeki õuel? Meil on esietendus reedel ja siis järjest 10 päeva igal päeval, sõltumata ilmast. Kui sajab väga palju, siis minu kord on öelda, minu pruuta on marimas ikas ja siis me muidugi jätame etendus ära, siis me siis piiname perekondi ja makstakse piletiraha tagasi. Aga kui natuke tibutab, siis ootame ära või et etendus peaks toimuma igal juhul iga ilmaga. Ma loodan, et taevas alastab meil ja siiamaani on tal küllaltki vihmane, aga et Pärnus inimesi, publikut, külalisi, peresid peaks jätkuma, aga ma ei tea, kas siin Kuningahoovis, Comfeki hoovis kohti jätkub. Et ma loodan, et me läheme kunagi lahku sõpradena, et inimesed on saanud endale toreda õhtu, elamuse, teatrielamuse ja meie samamoodi koos tegemise ja publiku ees olemise eest rõõmu, mitte silmad häbides lahkuma. Ütle Sepo siia lõpetuseks, miks peaks sellele etendusele tulema? Miks peaks vaatama seda lavastust siin Pärnus? Tegelikult ei pea ju otseselt midagi.
see oleks nagu võib-olla üks selline katteta lubades, et te peaksite tulema sellepärast, et aru saada lõpuks, et mingid trafaretsed klišeed, et perekond on tähtis, et lapsed on tähtsad, et ühel hetkel on elu läbi ja lapsed on suureks kasvanud ja kuhu nad kadusid ja miks me koos ei käinud näiteks teatris tihemini kui võimalik oli. Võib-olla see, ma ei tea, aga vägisi tegema ei pea midagi ja kuhugi vägisi tulema ei pea midagi. See peab olema vaba tahe ja vaba õhtu ja rõõmsa meelega tulemine ja minemine. Ma arvan, et see